...2000 keskpaik. Majandus kasvas Eestis mühinal, uusi kortermaju kerkis siia-sinna, pluss põlluarendusi tehti meeletult ja Eesti rahvas elas hästi. 2005 aastal tuli Lexus välja GS-i 3. põlvkonnaga. See auto sai varasemast ikkagi märgatavalt nägusam, nii et seal disain töötab veel tänasenigi päris hästi. Aga kuidas siuke 20 aastat vana Lexus üldse vastu peab? Kuidas temaga sõita on? Millised tüüpijad teda kummitavad? Ja võib-olla jääb turult mõne hoopis asjalikuma konkurendi. Igatahes kõike seda me uurimegi täna täpsemalt järgi. ...80ndatel oli tekkinud olukord, kus Jaapani autotööstus ületas juba Ameerika autotööstust ja üheks eestvedajaks oli Toyota. 1983. aastal tuli Eiji Toyota, kes oli siis Toyota pikaaegne president ja esimees, mõttele hakata arendama luksusautosi, aga teha neid täiesti uue platvormi peale ja paremini kui konkurendid. 1989. aastal esitleti siis Detroiti autonäitusel mudelit LS400, millele järgnesid õige peaga väiksemad mudelid, algselt siis ES. Ja aastal 1991 oligi Lexus juba üks kõige populaarsem importmark, ehk siis juba seljatas BMW Mercedese ja aastal 1998 jäid selja taha kõik Ameerika enda luksusautotootjad. Esimese põlvkonna GS läks tootmisse aastal 1991. See tuli algselt välja siis 3-liitrise R6 vabalt hingava mootoriga, kuid Jaapani siseturule pakuti ka sama mootorit 2 turboga või siis lausa 4-liitrist V8. Antud mudel liiga edukaks ei osutunud ning hinnanguliselt müüdi neid ekspordiks umbes 41 000 eksemplari. Aastal 1997 hakati tootma juba teist põlvkonda. Varasemalt tuttavale 3-liitrisele Rida 6-le pakuti Ameerika turule ka 4-liitrist V8 ning hiljem asendus see 4,3-liitrise V8-ga. See auto oli juba märgatavalt populaarsem ja edukam ning juba esimesel tootmisaastal müüdi neid üle 30 000 eksemplari ning mõningatel andmetel ületas kogu eksport 155 000 autopiiri. Ja aastal 2005 tuli siis välja tänase loo peakangelane ehk siis GS-i 3. põlvkond. Varasem 3-liitrine Rida 6 asendus juba võimsama ja ökonoomsema V6-ga ning see vana hea 4,3-liitrine V8 võeti algselt ka selle mudeli peale üle. Ja aastal 2007 tehti autole juba esimene facelift. 2011. aastal tuli siis välja GS-i 4. ehk ühtlasi ka viimane põlvkond ning selle mudeli müümine lõpetatigi Euroopas ära aastal 2018 ja selle asemel toodi juba siis Ameerikast tuttav ES. Euroopas oli ta saadaval ainult hübriididena ehk siis GS 300H 2,5 Rida 4 ja GS 450H, millel oli siis seesama hea vana 3,5-liitrine V6. Mis muidugi 4. põlvkonna juures põnev oli. Aastal 2015 tehti selline erimudel nagu GSF, mille kapotil oli siis 5-liitrine V8, millel oli kilovatte 348. See võiks olla päris põnev aparaat, aga neid müügilt muidugi leiab väga-väga harva. Mootorite valik siin kapotil muidugi väga meeletu ei olnud ja kõigile diislifännidele võin juba etteruttavalt öelda, et härra Toyota arvas, et see mootor sõiduautole ei sobi. Seega siin on ainult bensiinimootorid. Baasmootoriks on 3-liitrine V6, 183 kilovatti ja see kiirendab selle küllaltki kogu auto 0-100 7,2 sekundiga. Lisaks pakuti ka 4,3-liitrist V8, millel oli juba 205 kilovatti ja kiirendusajaks 6,1 sekundit 100. Ja aastal 2007 vahetati see 4,3 välja 4,6 V8 vastu, mis on märksa haruldasem ja neid liiga palju ei toodetud. Mõned numbrid räägivad, et pisut üle 1500 auto, kuid siinkohal võin eksida. Sellel oli juba 255 kilovatti ja kiirendus 0-100 võttis aega ainult 5,8 sekundit. Lexus GS oli esimene selle klassi auto, mis pakkus ka nii-öelda hübriidlahendust ehk siis 3,5-sele V6 mootorile lisandus ka elektrimootor. Sellel 3,5-liitrisel V6-l oli võimsust 218 kilovatti, mida siis toetas lisaks veel elektrimootor. Kogu võimsuseks oli kokku neil 254 kilovatti ja 0-100 kiirendus võttis aega 5,9 sekundit. Käigukastiks oli 6-käiguline automaat nii 3-liitrisel kui ka 4,3-liitrisel mootoril. 2 aastat hiljem tulnud 4,6 V8, see endal juba 8-käigulise automaatkasti ja hübriidil ehk 450H-il on siis variaatorkäigukast ehk siis CVT. Ameerika turul toodeti veel muidugi ka GS 350, millel oli siis 3,5-liitrine V6 ilma hübriidtehnoloogiata. Ja ühtlasi oli seal turul võimalik ka osta seda autot nelikveolisena. Euroopas müüdi teda ainult
puhtalt tagaveolisena. Lexus GS-id on reeglina väga-väga hästi varustatud. Ka juba baasvarustus oli neil märksa kõrgem kui näiteks Euroopa konkurentidel. Seega siit tuli tehas sisse juba nahksisu, püsikiirushoidja, vihmaandur, puutetundlik keskekraan. Istmed on elektriliselt liigutatavad 10 suunas. Lisaks loomulikult ka multifunktsionaalne rool, kus saad siis raadiot ja muid asju sättida. Ja mis on eriti kihvt selle auto puhul, näitikute põhjad on tehtud alumiiniumist. Ehk siis see on siuke midagi väga põnevat ja eksklusiivset. Ja üleüldine kogu materjalide valik oli siin ikkagi kõrgemast klassist. Siin on puitu, siin on palju nahka, muidugi on siukest plastpinda, mis oli 2000-tel küllaltki tavaline. Siukest nahatatud armatuuri paraku siit ei leia. Facelifti käigus lisandus ka juba muidugi Bluetoothi kaudu muusika striimimine ja nagu vanal ägedal autol ikka on siin ka olemas lisaks CD-mängijale ka väike kassetipilu. Et kes tahab kassette veel kuulata, siis ilmselt peaks vaatama Lexuse poole. See on veel selle ajast auto, kus ekraan on küll juba puutetundlik, mis tollel ajal oli nagu ikkagi väga edev teema. Aga kõik olulised asjad on ikkagi ilusti kenasti füüsiliste nuppude all. Istmesoojenduste reguleerimine käib siit keskkonsooli pealt. Ja mis on kihvt, et neid nuppe nüüd siin liiga palju ei oleks ja siin orienteeruda võimalik oleks, siis osad nupud on ära peidetud. Näiteks siin on siuke pisikene laegas, kui lahti teed, siis peeglite reguleerimine ja nii mõnigi muu funktsioon on ilusti siia peitu pandud. Lisavarustusena võisid tellida ka distantsi hoidva püsikiirushoidja, katuseluugi ja Mark & Levinsoni 14 kõlariga stereosüsteemi. Ja no loomulikult said endale juurde tellida ka mäludega istmed ja lisaks istmesoojendusele said valida ka istmete ventilatsiooni. Sellisel juhul tuli see nahk sellise perforeerituna, et jahe õhk ikkagi läbi pääseks. Aga üleüldine siukene koostöökvaliteet ja materjalid on ikkagi nagu väga viisakad, et ta näeb küllaltki luksuslik välja. Võib-olla see punast värvi puit ei ole päris siuke minu maitse ja see armatuur näeb natuke välja liiga Ameerika, aga teistpidi see auto oligi mõeldud eelkõige Ameerika turule. Siin tagaistmel muidugi ruumiga nüüd ülemäära priisata ei ole, et kui see iste on siin minu järgi paigas, siis mul on ikkagi põlved vastu, et võiks olla pisut rohkem ruumi. Ja teine häda on see, et kui sul kere on natuke pikem, siis varsti on sul pea laes. Aga iste ise on ülimugav. Kui siin kõrge kardaanitunnel, siis ütleme see keskel täiskasvanud istuma lisaks panna ikkagi pigem ei saa. Aga muus osas on see nagu siuke täitsa mõnus koht, kus ringi sõita. Võib-olla on see seljatugiga natuke liiga püstine, aga ma arvan, et pigem ei häiri. Ja ütleme tagumistel istujatel seda varustust ja värki on siin pisut vähem, et siin pole isegi istmesoojendusi, rääkimata ventilatsioonist või mingitest edevatest ekraanidest või kliimajuhtimisest. Seega võib-olla mõned Saksa päritolu konkurendid ja samamoodi ka ameeriklased on teinud parema töö ja tagumises reas reisijal on seda jalaruumi natuke rohkem ja samamoodi ka selle pearuumiga. Aga iste ise on väga mugav ja väga mõnus ja ütleme, siin taga näeb see auto endiselt siuke pigem luksuslik ja kallis välja. Ja omamoodi lugu on ka selle pagasiruumiga, mis jääb samamoodi konkurentidele pisut alla. Et on küllaltki kitsas, väike ja kui sa vaatad selle 450H poole, siis selle pagasiruumiga on olukord veel märksa nadim. Mind isiklikult kõige rohkem muidugi huvitab, kuidas sellise 20 aastat vana Lexusega sõita on. Selle proovime kohe järgi. Muidugi siin konkreetses autos on see väga haruldane ja äge 4,6 liitrine V8. See töötab küll ülimalt vaikselt ja mõnusalt suristab. Nii et kui ma enne proovisin ja pisut ka pedaali vajutsin, siis ta liigutab seda rasket kere ikkagi päris edukalt. Ja võib-olla ajasin natuke jama enne, et seal tagaruumis kitsas on, sest et see rool oli mul või tool oli üsnagi taha lükatud. Võib-olla see olukord ei olegi see nii dramaatiline. Aga vaikne on Lexus. Okei, ütleme 20 aastat on oma töö teinud, siis pisut siit sealt ikkagi nagiseb. Aga suures pildis on tegemist väga-väga vaikse autoga ja see iste on ülimugav ja mõnus ja pehme. Muidugi sellist külgstuge siit väga palju oodata ei maksa, sest et ta on ikkagi tehtud pigem kruiisimiseks kui kurvides paigal hoidmiseks. Roolitunnetus on selline luksusautolik, ehk siis väga täpset ja siukest head tagasisidet siit ei tule. Ja kusjuures tippmudelitele sai juurde tellida ka sellise muutuva võimendiga rooli või siis ütleme selliselt vastavalt kiirusele muutub ka see, kuidas see rool käitub su käes, et kas ta on kerge või läheb raskemaks. Ühtluse tellida see juurde ka adaptiivsed stabilisaatorid,
loomulikult ka adaptiivse vedrustuse, mis siis suutis autot märksa paremini ja mõnusamalt paigal hoida. Nende asjade remont täna, kui peaks vaja teha olema, ilmselgelt maksab väga palju raha. Aga see juhi koht on tõesti mugav ja mõnus. Et selline 20 aastat ja vaatad selle autole peale ja ei tundu niisugune aegunud või vana või sõites kuidagi väsinud, et selles mõttes on küll mõnus. Põhiline on ikkagi see, et siin on väga-väga vaikne. Ja muidugi seda varustust siin on ka meeletult palju, et see teeb kõik selle elu ägedamaks. Tasub muidugi, kui sa otsid seda GS-i, siis vaadata seda mudeli värskenduse järgset eksemplari. Ja äkki õnnestub leida ka adaptiivse püsikiirushoidjadega. Siin see on olemas ja see on ikkagi niisugune väga tänapäevane asi, millest niisugustes vanemates autodes pigem puudu tunneks. Aga suures plaanis jah, sõit on mõnus. Põhiline on siin vaikne, see on kõige tähtsam. Ja nüüd, kui korra seda V8 vajutada, siis ta ärkab väikse viitega, aga okei, kiirus läheb siin üsna kähku selliseks, millega ta tohiks olla. Aga ta lärmama ikkagi endiselt ei hakka. Nii et sõiduomaduste poolest, kui sa väga sportlikku elamust just ei otsi, siis mugavustagajad, siis on GS igati omal kohal. Tervist, täna meil on Lexuse 3. generatsiooni GS, mis tootmisesse tuli aastal juba 2005 ja tootmises oli ta kuni 2012. Nii et väike arvutus näitab meile seda, et varsti juba 4 aasta pärast on tegemist meil youngtimeriga. Tulenevalt sellest, et auto on juba üsna vanakene, ei ole tal väga suuri roosterprobleeme. Küll need 20 aastat Eesti soola ja niisuguseid kehvasid teeolusid, siis tasub ikkagi otsida juba niisuguseid roostealgeid ja natukene täpikesi niisuguseid kerepaneelide juurest ja tiivaäärtest. Originaalvärv velgede peal ei pidanud väga hästi vastu ja kippus juba suhteliselt kiiresti kobrutama. Üks peamisi selliseid probleemiallikaid on ka esitulede klaasid, kipuvad väga kiiresti tuhmuma, aga aitab poleerimine. Ja kui tee peal kitse kohtate, siis soovitame ikkagi kõrvale põigata, sellepärast et esitule hind ka romulates jääb kuhugi 500 € juurde. On väga defitsiitsed ja kallid osad. B8. GS 300 üks peamiseid probleeme mootori ruumist on siis suur õlikulu, mida põhjustab kolvirõngasti kinni jäämine. Seal nagu väga head lahendust ei ole ja remont on üsnagi kallis. Teine probleem on siis sisselaske klappidele kogunev niisugune nõokiht. See halvendab mootori tööd. Samuti on probleeme VVTi ajamiga ja see vajab samuti nagu hoolt ja tähelepanu ja ei ole ka väga odav remondikoht. GS 460 ja siis ka GS 350, mida Eesti turul ei müüdud, neid probleeme nii väga ei ole üles märgitud. Kui rääkida nüüd hübriidajamiga GS 450-st, siis tänaseks on need akupangad juba jõudnud sellisesse ikka, et suure tõenäosusega on need kas juba vahetatud või vajavad vahetamist. Neid osasid saab vahetada ka moodulitena. Lexusel elektroonikaga probleeme ei ole, et algusaastatel oli küll salongis mingisuguseid väikseid kriginaid-naginaid, mis põhjustas siis armatuurlaud, aga need juba tegelikult suhteliselt kiiresti garantii korras juba leidsid oma lahenduse. Ainukene asi, mida me saame siin välja tuua, on siis see, et CD-plaadid võivad kinni jääda. Võib-olla tänapäeval pole väga aktuaalne teema, aga infoks ikkagi. Lexusel on väga kvaliteetne nahksalong. Kindlasti tasub seda järjepidevalt hooldada. Siin on näha, et see on väga hoolas peremees olnud. Nahka on korrapäraselt hooldatud, ei ole ära vajunud. GS sõidabki väga mugavalt välja peetult, veermik on väga vastupidav Eesti teedel. Peamiselt tuleb vahetada ainult pukse
ja harva ka rattalaagreid ja pidurisüsteeme, aga üldjoontes väga korralik ja vastupidav veermikusüsteem, mis on Eesti teedele nagu loodud. Lexusel on kasutusel aktiivstabilisaatorid ja adaptiivvedrustus. Et need on kaks kohta, mida tuleks kindlasti kontrollida. Et vedrustuse koha pealt saab kindlasti nagu aimu juba sellest, et kui auto on nagu teel ujuv, siis järelikult on seal kuskil nagu mingisugune anomaalia sees. Aga need on kaks asja, mida tuleks kindlasti ära kontrollida, et sealt võib saada suhteliselt valusa hoobi rahakoti peale. Aga samas teistpidi on jällegi see, et need teevad selle auto sõidu omadused ja mugavuse ülimalt heaks. Lexus GS on äärmiselt vastupidav ja hea auto. Isegi peale 20 aastat ei ole sellel autol väga suuri rooste algeid kuskil näha. Tehniliselt on väga hea seisukorras, näeb väga hea ja veel ka täna nagu ikkagi moodne välja. Aga eelpool nimetatud need mõningad vead kindlasti soovitame spetsialistide juures nüüd üle kontrollida, sellepärast et need võivad osutuda rahakotile vägagi nagu kurnavaks ja võivad teile tuua kaasa enam-vähem samas suuruses arve, kui te auto eest olete maksnud. Auto ostueelse kontrolli saate väga lihtsalt tellida kuulutusi juures olevast lingist, valite endale sobiva paketi. Meie spetsialistid võtavad auto ette, teevad põhjaliku kontrolli sõidukile, nii tehnilisele kui ka visuaalsele, kui ka siis ajaloole. Ja teie juba paari päeva pärast saate selle raporti endale postkasti ja saate otsustada, kas see auto on teie jaoks või mitte. Mure teeb kilomeetreid. Kuid mida siis kokkuvõtvalt arvata sellest Lexus GS-ist? No disaini poolest on kena auto, ka seest on kena. Varustust on tihtipeale oluliselt rohkem kui konkurentidel ja kuna nende hinnad algavad juba 4000 eurost, siis ütleme, kus sa leiad vähegi korraliku eksemplari, siis selle rahast saad ikkagi väga palju autot. Mõne koha pealt tasub muidugi ettevaatlik olla, et kui sa valid selle 450H hübriidi, siis tasuks kindlasti teha akule põhjalik kontroll, et sealt mingit halba üllatust ei tuleks. Baasmootor ehk siis 3 V6, see on kõige rohkem levinud, saad ilmselt kõige parema hinnaga kätte, aga võib-olla mitte kõige parem nendest mootoritest, et tasuks võib-olla vaadata selle 450 hübriidi poole või kui tõesti õnnestub leida V8 isend, siis usu mind, see pakub ikkagi väga palju rohkemat sulle. Esiteks see mootor töötab ülimõnusalt, sujuvalt ja vaikselt ja teeb mõnusat häält ka sinna juurde ja liigutab seda kere ikkagi väga hästi. Võib-olla miinuspoolteks saab pidada seda ruumikust seal tagaistmel. Seda ei ole nii palju, kui sellist autost ootaks. Ta näeb suur välja, kuid taga, ütleme minu pikkusega inimesel liiga nüüd mugav ei ole ja loomulikult ka pagasiruum on väike. Ja kui sa diislit tihkad, siis seda see kapot ei ole üldse saanud. Ja lisaks on see ka ainuke kereversioon ehk siis universaalkerega need Lexusid kunagi ei tehtud. Kuid mis on üldse sellised head alternatiivid sellisele mugavale ja edevale Lexusele? No kindlasti 2003 aasta välja tulnud BMW 5 seeria, mis sõiduomadustelt eelkõige juhitavuse poolest on kindlasti Lexusest kõvasti mäega üle. Lisaks on sul valikus ka veel universaalkere. Mootorite valik on kirju ja sinna saad ka diislit, kui sa oled diislimees. BMW probleemiks võib-olla on pidamiskulud ja töökindlus, sest et 5 seeria tahab pigem rohkem tähelepanu saada ja võib-olla natuke sellist paksemat rahakotti. Sakslastelt tasub muidugi vaadata veel kindlasti ka 2002 aasta välja tulnud Mercedes E-klassi. Nende hinnad on kukkunud päris madalaks, aga korraliku ja hea varustusega eksemplari hinnad arvan, et konkureerivad tänasenigi selle Lexusega. Koostöö kvaliteet ja materjalid ja kõik see on väga hea. Aga Mercedesega on samamoodi häda, et korraliku varustusega eksemplari leida on raske ja üldse korralikud autod leida on keeruline. Ja samamoodi tänaseks vajavad neid ka erinevad hädad ja mured, nii et töökindlusega ei saa ka Mercedes ilmselt Lexusele vastu. Ja no kindlasti ei tasu ära unustada Audi A6. Audil on ka küllaltki head võimekad mootorid, samamoodi saad teda diislina, saad teda universaalina, kuid korraliku varustusega A6 leida on juba omaette probleem. Neid liiga palju ei liigu ja ütleme, et enamus neist autodest on tänaseks ka ära väsinud. Kuigi Audil on väga hea nelikvedu valikus, mis võib-olla isegi räägib natukese selle Lexuse vastu ja Audi kasuks. GS on tegelikult ikkagi üks väga hästi õnnestunud auto, millel on palju varustust, millega on mugav sõita ja millel muidugi on ka omad väiksed kiiksud ja probleemid. Aga kokkuvõtvalt ma sõidaks küll sellisega.
Tšau!